Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses, sest ta ei kõigu iialgi, igaveseks mälestuseks jääb õige. Amen. See on psalmide kogust 112 laul Jumala kartlikkuse õnnistusest ja tõesti usun, et võime mõelda täna selle peale, nagu ka liidu kalendri selle nädala teema on paastumine. Tahan ka täna sellest rääkida ja see, kuidas me seisame Jumala ees, mida me teeme ja tõesti ma usun, et see on meie kõikide igatsus, et me võiksime olla õiged ja õiglased. Aga me teame ju seda, et me ei saa olla õiged Jumala ees ilma Jumala abita. Sellepärast on meil vaja Jumala abi. Ja kuidas me saame seda? Ma usun, et see valem peitub selles, et me tuleme Jumala ligi ja palume tema käest. Tema annab seda. Ja usun, et ka elus on olukordi, kus me vajame eriliselt Jumala ligiolu ja ka praeguses ühiskonnas olukorras, kus me elame ka ülemaailmselt, aga ka Eestimaal, me vajame eriliselt Jumalat. Igaüks meie oma südames me vajame eriliselt Jumalat ja olgu see ka tänase koosoleku teenistuse üks igatsus meil kõikidele, et me saaksime Jumalale lähemale ja avame oma südamed ja oleme rõõmsad Jumala ees sellest, et meil on see võimalus täna. Mõelge, kui seda võimalust ei oleks, me ei saa tulla kokku ühiselt Jumala rahvana, kui suur puudus see tegelikult oleks. Aga täna on need võimalused meil olemas ja kasutame seda võimalust ja alustame 2 lauluga, ennem kui me tuleme algussõna ja palve juurde. Laul number 11, Jumal, sind me kiidame ja laul number 324, õnnelik selgus, Jeesus mul on.
Õnnistatud pühapäeva hommikut, kallis kogudus. On rõõm koguneda siin sellel ilusal talvepäeva hommikul ja Mihkel juba luges meile paar salmi 112. psalmist, aga nüüd võime tõusta ja koos lugeda selle. Õnnis on mees, kes kardab Issandat, kellele väga meeldivad ta käsud. Võimsaks saab tema seeme maa peal, õiglaste sugu õnnistatakse. Vara ja rikkust on tema kojas ja tema õigus püsib ikka. Pimedusest tõuseb õiglastele valgus, armuline ja halastav ja õige. Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses, sest ta ei kõigu iialgi, igaveseks mälestuseks jääb õige. Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab Issanda peale. Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi. Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele, tema õigus püsib ikka, tema sarv on kõrge lau sees. Õel näeb seda ja saab pahaseks, ta kiristab hambaid ja nõrkeb. Õelate igatsused lähevad tühja. Amen. Me jääme algust palvesse ja võtame kaasa meie eestpalvekoguduse, Kiviõli baptisti kogudus. Ja samuti tahame paluda õnnistust selle nädala sünnipäeva lastele, kelleks on vend Raigo ja õed Aivi ja Helen. Palvetame. Siis me täname sind selle uue päeva eest, kui olen võinud taas koguneda siin sinu kojas. Me täname sind selle sõna eest, mida võisime just lugeda. Me ei pea kartma kedagi ega midagi peale sinu. Täname sind selle armu eest, millega sina oled meid kandnud ja millega sina meie peale vaatad. Et sina kannad meid läbi kõigist olukordadest, kõigist raskustest ja meil piisab sellest, kui me vaatame sinu peale ja käime sinu sõnade järgi. Palume tõesti, et sa aitaksid meil seda üha rohkem ja rohkem teha, et me ei kõiguks, ei oleks hirmul asjade pärast, mis ei peaks meid kohutama ja et me kardaksime sind ja käiksime nende sõnade järgi, mida sa oled ka piibliraamatusse meile kirja pannud. Me tahame su ette tuua ka meie eestpalvekoguduse, kallid õed ja vennad Kiviõlis, ole neid jätkuvalt õnnistamas ja juhtimas. Samuti tahame su ette tuua sellel nädalal oma sünnipäeva pidavad õed ja venna. Sina näed olukordi nende eludes, kui lähedal või kui kaugele nad on oma suhtes sinuga. Me võime vaid nad sinu ette tuua ja paluda, et sina jätkuvalt räägiks enda vastu ja kui mõnda neist ei ole me ka väga-väga ammu näinud, siis me ometi igatseme osadust nendega ja aita meil ka seda osadust omalt poolt taastada ja otsida kontakte. Sina otsid iga kadunud lammast ja oled oma käed sirutanud nende poole. Palume nende eest ja ka eelolevad päevad ja aastad, mida sa neile kingid. Palume, et sina nende vastu kõneleks ja et nad võiksid olla osaduses sinuga. Nüüd me palume ka selle eeloleva tunni siin sinu kätte ja palume, et sa ise räägiksid meie vastu ja me võiksime kõiges tuua au ja tänu sinu nimele. Amen.
Nii ma palun, et pühapäevakooli lapsed tuleksid siia ette, et ma püüan oma viga parandada, et alati on see pühapäevakooli laste ette tulek jäänud nii hiljaks, et see pühapäevakooli tund on lühikeseks jäänud, aga katsun meelt parandada ka selles, et siis võime ka selle osa varem ära teha. Aga ma usun, et kes saab, tõuseme korra, laulame Taevaisa laste vägi 561 ja siis palume õnnistust. Palvetame. Jeesus, tänu sulle, et sina oled meie päästja, meie lunastaja, sina oled meie abimees. Tänu sinule me võime seista ka täna siin ja ka paluda õnnistust lastele, kes lähevad pühapäevakooli tundi, aga ka õpetajatele, kes seda läbi viivad ja eriti palume ka Heleni eest, kes täna tähistab oma ümmargust. Nädala sees tähendab oma ümmargust sünnipäeva. Me täname nende aastate eest, mis sa oled talle kinkinud ja palume tarkust ka kõigeks jätkuvaks ja jõudu, mis on ees. Sina näed meie samme ja pane oma vari kaitsjate peale. Õnnista igat last, igat pühapäevakooli õpetajat ja täname selle võimaluse eest, täname selle töö eest ja palume sinu ligiolu ja õnnistust, et see töö võiks palju vilja kanda. Jeesuse nimel palume seda. Aamen. Kas Helena muidu täna siin ka või ei ole? Helen võiks korra siia tulla. Aga teie võite tundi nüüd minna või tahate siia jääda, võite siia ka jääda. Ei ole vist näha, aga siis ma palun, Heigo veel jagab mõned mõtted. Siis asendan oma õde täna. Kommikarp on ka, no siis seda enam. Nädal tagasi Toomas oli siin ees ja palus õnnistust kahele noorele vennale, kellel on sünnipäev ja üks oli mina,
et alati, kui enda peale ka mõeldes 50 hakkab ette tulema ja kui öeldakse, et noor mees, siis kõlab komplimendina, aga samas paneb ka mõtlema, et milles see noorus siis väljendub. Et Jumala sõna, see on ka selline, ehk siis Heebra kirjas on meil räägitud sellest, et me peaks ka vanemaks saama. Vaatan 12. salmis 5. peatükk. Teie, kes te selleks ajaks peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetataks Jumala sõnade esmaseid algeid, et te olete saanud nende väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu. Igaüks, kes toitub piimast, on veel vilumata õiguse sõnas, sest ta on alles väeti laps. Et kui sa 50-aastase mehena oled veel väeti laps, et siis on küll pahasti. Aga ma loodan, et ma seda ei ole ja samas meil kõigil on ruumi, kus õppida ja Jumala sõna on ka see ammendamatu tarkuse allikas, kust me võime õppida ja mille najal kasvada. Ja sageli me kristlastena võime ka selles kasvamises seisma jääda, et meil on teatud tõed, on selged ja me justkui arvame, et me teame kõike. Aga see on ka, ma usun, niisugune enesepetlik seisukoht. Kui mõtlen ka enda usuelule, siis kõige rikastavamad ja mõtlema panevad kohad on just need, kui sa avastad midagi Jumala sõnast, mida sa oled, võib-olla kirjakoht, mida sa oled kordi ja kordi lugenud, aga siis Jumal avab sulle selle mingis uues valguses ja sa mõistad seda paremini. Et üks salmike lihtsalt siit, et aru saaksite, millest ma räägin, siis kirjakoht, mida ma arvan, me paljud oleme ikka jälle kantslist ka kuulnud. Matteuse evangeeliumist 18. peatükk, 20. salm. Sest kus 2 või 3 on minu nimel koos, olen mina nende keskel. On ju tuttav kirjakoht. Aga nii sageli me kuuleme seda justkui lohutussõnana, et meid on siin vähe koos, et need Margus, Matis ja Malle ei saanud jälle tulla, aga ustavad vennad Toomas ja Kalle on kohal ja saame ikka koosoleku ära pidada, et kus 2 on koos, seal on Jumal ka. Et kas see on selle kirjakoha mõte? On väga kahju, kui sa sellest nii aru saad või sellesse usud, et kui sa nii seda mõistad, siis ei ole ju ka sul võimalik Jumala ees üksi palves olla, et Jumalat ei ole kohal, kui sa oled üksi. Aga me mõistame, et see sõna on öeldud kontekstis eelnevaga. Salmist 15 võime lugeda. Aga kui su vend peaks patustama, siis mine noomi teda 4 silma all. Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel 1 või 2, sest 2 või 3 tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. Aga kui ta on neile sõna kuulmatu, siis ütle kogudusele,
aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tõlner. Jeesus annab siin väga konkreetsed juhised, kuidas me peaksime käituma koguduses. Meile neid salme lugedes jäin isegi mõtlema korra, et apostel Paulus on meile oma kirjades andnud väga palju juhiseid ja korraldusi, aga need sõnad siin ei ole isegi Pauluse, vaid need on Jeesuse enda sõnad. Ja veel meenus mul nende sõnadega, et Ameerikas olles me puutusime väga lähedalt kokku ühe kogudusega, ühe usklike kogukonnaga, kus oli eraldi, lisaks piibliraamatule oli veel üks eraldi käskude ja kordade raamat, mida kõik koguduse liikmed pidid järgima ja kohati see oli isegi tähtsam kui piibliraamat. Ja seal oli selline komme, et kui siis keegi eksis mõne käsu või keelu vastu, siis mindi koguduse vanemate juurde ja kaevati selle uskliku peale. Ja ma mäletan, et üks vana vend, kes oli selles koguduses ka pastor, ütles, et temale tuli selgus sellest, et ta on valeõpetuses just selle sama kirjakoha järgi või põhjal. Et kui Jeesus on andnud sellise korralduse, et kõigepealt, kui keegi eksib, siis mine 4 silma all vestle selle õe või vennaga. Et siis nende koguduses oli see õpetus pea peale pööratud. Nendes selle eksinud õe või venna juurde minek ei ole kerge, ma usun. Ühest kommentaarist ma lugesin ka seda, et kui see on sinu jaoks kerge, siis on see kindel märk sellest, et sa ei peaks seda tegema. Ehk selle eesmärk ei ole mitte see, et ma tõestaksin, et minul on õigus või et ma teen seda enda pärast, vaid selle juhtmotiiv on armastus selle eksinud õe või venna suhtes. Teeme seda selleks, et tuua see kadunud õde või vend tagasi osadusse. Ja kui sellest 4 silma vestlusest ei piisa, siis on antud järgmine juhtnöör kutsuda 1 või 2 tunnistajat. Teame, et see on ka kirjas juba Vanas Testamendis, 5. Moosese kirja 19. peatükis on antud juhis. Ärgu astugu kellegi vastu üles ainult 1 tunnistaja mõne süüteo või mõne patu pärast. Ükskõik missuguse tehtud patu pärast. Alles 2 või 3 tunnistaja sõna põhjal saab asi selgeks. Ehk inimlikult me võime ka eksida ja Jumala sõna valesti tõlgendada, aga kui meie koos on ka teised tunnistajad, kes saavad Jumala sõnast samamoodi aru, siis on meil juba rohkem alust. Ja jätkuvalt, kui ka see ei aita, alles siis peaks selle mure viima koguduse ette. Ja ka see ei ole mitte karistus selle eksinud õele või vennale, vaid sellel on 2 väga konkreetset eesmärki. Üks eesmärk on see, et kaitsta ja hoida kogudust. Et kui mingi tegevus või käitumine on vastuolus Jumala sõnaga, siis sellest tuleb ka kogudusele
selgelt märku anda. Ja teine eesmärk, mida siin ka sõna ütleb, et suhtuge temasse nagu paganasse või tölnerisse. See ei ole mitte see, et me suhtuks sellesse halvasti. Vastupidi, Jumal suhtub armastusega kõigisse, ka temast kõige kaugemasse eksijasse. Ja samamoodi peaksime ka meie suhtuma sellesse eksijasse armastusega. Ehk selle kirjakoha mõte ja juhtnöör tuleb veel eelnevatest salmidest. Kui me läheme veel kirjas tagasi, siis meil on toodud tähendamissõna kadunud lambast. Salmist 12 võime lugeda. Mis te arvate, kui ühel inimesel juhtub olema 100 lammast ja üks neist ära eksib? Eks ta jäta need 99 mägedesse ja lähe otsima eksinut. Kui ta selle üles leiab, tõesti ma ütlen teile, ta rõõmustab tema pärast enam kui nende 99 pärast, kes ei olnud eksinud. Nõnda ei taha teie isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks. See kirjakoht paneb meid mõtlema, mis on minu suhtumine ja minu meelsus nende pisukeste vastu, kes ekslevad praegu pimeduses. Ja mida olen valmis tegema selleks, et neid tagasi võita. Ehk see lühike mõte, mis ma täna tahtsin ka meile jätta, on see, et me loeks Jumala sõna mõttega ja mitte pealiskaudselt, vaid püüaksime aru saada, mis on nende salmide taga, mida me loeme. Et me otsiksime armastusega neid kadunud lambaid, kes ei ole meie keskel ja oleksime palves nende pärast. Ka üksi, sest Jumal kuulab meie palved ka siis, kui me oleme üksi oma palvekambris. Jumala õnnistust meile kõigile. Laulame number 454, Surrender, ära karda.
loeme kirjakoha Matteuse evangeeliumist, mis on ka meie liidu palvekalendri kirjakoht tänaseks ja räägib sellest ka teemast paastumine, mis on selle nädala moto. Loeme 6. peatükis salmid 16-21. Need on Jeesuse enda sõnad. Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on varjatud, ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka sinu süda. Aamen. See on Jumala sõna. Sellel nädalal siis Jumala sõna kutsub meid paastuma. Me teame seda, et teatud uskonna inimesed järgivad iga-aastast paastumist detailideni välja, mis on paika pandud. Mida tohib süüa, mida mitte, mis nädalal midagi peab ära jätma, mis nädalal midagi võib juurde panna ja nii edasi. Paljud kristlased lihtsalt paastuvad regulaarselt, kuid teevad seda ka vastavalt vajadustele. Mõni teeb seda sellepärast, et ka teised teevad. Tänapäeval paastuvad ka inimesed, kes ei ole kristlased, kas siis ka tervislikel põhjustel, võib-olla ka muudel või muul vaimulikul või vaimsuse põhjustel, mida siis püütakse saavutada. Võib-olla on ka paastumise teema seetõttu tekitanud ka palju segadust ja arusaamatust, sest mitmel tasandil ja viisil on ju sellest ka räägitud. Vahest tehakse ka paastumisest ebajumal ning sellepärast ongi ka hea võib-olla täna seda vaadata, mida siis Jeesus on tahtnud öelda. Loetud kirjakoha ehk siis 6. peatüki alguse poole Jeesus räägib oma mäejutluses andmisest, Jeesus räägib palvetamisest ja lugesime seda, mida ta rääkis ka paastumisest. On selge, et Jeesus eeldas ka seda, et tema järgijad paastuvad. Kui me loeme Vana Testamenti, seda, mida Jumal andis Iisraeli rahvale, käskis paastuda, siis erinevatel aegadel ja erinevatel olukordadel oli kindlaks määratud, siis millal tuleb paastuda. Kui me vaatame Jeesust, siis Jeesus alustas oma teenistust siin maa peal 40-päevase paastuga. Me loeme Jumala sõnas seda, et esimesed apostlid paastusid, paljud algkristlased paastusid ja nii edasi. Paastumine on midagi väga olulist ja head, kuid mille nagu ka muud tõsised asjad võib ära rikkuda silmakirjalikkus, nagu Jeesus loetud sõnas hoiatas. Silmakirjalikkus võib olla ka väga hästi riietumine, näiteks pühapäeval, kui me tuleme kirikusse, et paista teistest parem või sellega endale tähelepanu tõmmata. Ja sellega, kui see nii on saanud hea halvaks. Inimese usk võib saada silmakirjalikuks, nagu variseridel see oli, ja nii on see paljude asjadega inimese elus lõppedes sellega, mis on kõige hullem, et inimene võib iseenda jaoks olla silmakirjalik. See muidugi kohutav, pimedus. Jeesus ütleb aga, et kui te paastute, siis ärge olge silmakirjalikud, kurvanäolised nagu variserid olid, kes tahtsid näidata ja olla kindlad, et kõik näeksid, et nemad paastuvad ja et see on neile raske.
et teised saaksid sellest aru. Luuka evangeeliumi 18. peatükis 12. salmis saame lugeda, et variserid paastusid tavaliselt 2 korda nädalas. See oli neljapäeval ja esmaspäeval. Eks siis nad tähistasid Moosese tõusu ja laskumist Siinai mäele. See oli nende jaoks tähtis. Aga Jeesus ütles, et neile on juba oma tasu käes. See tasu ongi see tähelepanu ja inimeste imetlus, mis siis vastava käitumise kaudu juba neile osaks sai siin maa peal. Silmakirjatseja tegelik probleem ongi oma kasu. Jeesus aga ütleb, et kui sa paastud, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et sa ei paistaks üldse, nagu sa paastuks. Jeesus kutsub üles mitte välja näidata seda ja selle asemel jätta see salajaseks Jumala ja paastuja vaheliseks asjaks. Sama õpetab Jeesus ka palvega, et me läheksime oma isiklikku palvekambrisse ja sulgeksime ukse, sest Jumal näeb salajasse. Samamoodi on ka paastuga, et see on inimese ja Jumala vaheline asi, mitte et seda teistele siis näidata. Paljud kristlased ei paastu ja pole seda kunagi teinud, kuid nagu me näeme, siis et kui me tahame Kristusele järgneda ja olla tema jüngrid, siis sinna juurde kuulub ka paastumine. Mis siis paastumine on või mis siis paastumine tähendab? Paastumine tähendab toidust eemal olemist vaimulikel eesmärkidel. See võib olla 1 päev, see võib olla mõni päev, see võib olla 1 nädal, see võib olla 1 kuu. Paastumine Jumala ees ei ole mingite tegevuste ärajätmine mingiks perioodiks oma elus. Paljud ütlevad, et paastun, ei vaata televiisorit nädal aega või ei vaata arvutit. Ja siis, kui see nädal aega saab mööda, siis tehakse kõike seda uuesti. Võiks öelda, et see on enesepettus ja vaja oleks tegelikult siin meeleparandust. Ja paastumine on siis väga konkreetne tegevus selliselt, nagu Jumala sõna meile seda on kirjeldanud. Piibelik paastumine on siis söögist loobumine. See annab sisemise suure jõu, see muudab inimeste elusid, sest see on vahend, mille Jumal ise on meile andnud. Paastumine muudab paljude inimeste elusid, paastumine võib muuta perekondi, paastumine võib muuta kogudusi, paastumine võib muuta rahvaste olukordi. Paastumises peitub pühendumise jõud. Ja paastumine ei ole lihtne. Et paastuda tuleb aeg maha võtta ja pühenduda palves Jumala poole, otse kui sõltudes ainult Jumalast. Kes on paastunud, siis nad teavad seda, et see ei ole sugugi lihtne, vaid see nõuab täielikult enda alistumist Jumalale. Ja paastumise käigus võib olla inimese sees väga suur võitlus, kuid selle sees on võimalik näha midagi, mida tavaliselt ei nähta. Mõned väidavad, et paastumine on Vana Testamendi nõue, aga kui me piiblit loeme, siis see nii ei ole. Nagu me näeme ja juba ka mainisin alguses, siis me nägime, et ka Jeesus ise paastus ja tema ongi ka parim näide meile. Luuka evangeeliumi 4. peatükk 1. salm me loeme: Jeesus aga täis püha vaimu tuli tagasi Jordani äärest ja aeti vaimu läbi kõrbe, kus ta oli 40 päeva kuradi kiusata. Ta ei söönud neil päevil mitte midagi. Ja kui need päevad täis said, siis sõna ütleb, alles siis tuli talle nälg. Kui me paastume pühendunult Jumalale, siis võime paastu ajal mitte ka nälga tunda, nagu see oli ka Jeesusega. Paljud, kes paastuvad, siis ütlevad, et näed, ma ületasin tundsin toidulõhna ja ma ikka ei söönud, aga see ei ole see.
Me ei räägi sellest asjadest, kui me oleme tõelises paastus koos Jumalaga. Jeesus ei kuulutanud ka avalikult ennem mitte kuskil, kui ta oli olnud kõrbes need 40 päeva, kus ta paastus ja palvetas ja otsis oma isa tahet. Esimeses salmis loeme, et Jeesus oli täis püha vaimu, kui ta aeti kõrbesse, ja salmis 14 loeme, et ta tuli tagasi vaimuväes Galileasse. Siin on üks oluline vahe ja siit me näeme seda, et üks asi on olla täidetud Jumala püha vaimuga, kuid teine asi on kuulutada püha vaimu väes. Kuidas saada siis seda väge? Paastu ja palvega. Kui me loeme Apostlite tegude 13. peatükki, siis me näeme seal algkoguduse põhimõtteid. Seal räägitakse apostlite väljaläkitamisest. Apostlite 13.1. Aga Antiookias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid, Barnabas, Simeon, keda hüüti Nigeriks, Luukius Küreenest, Manaeen, kes oli kasvanud üles koos Nelivist Herodesega ja Saulus. Kui need siis issanda teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud. Algkoguduse juhtidele, kes olid õpetajad ja prohvetid, nende jaoks tähendas Jumala teenimine ka paastu. Kindlasti on see järelemõtlemise koht kõigile, kes tahavad olla Jumala teenrid. Ilma paastumisega me näeme, et seda ei ole võimalik olla. Paast on piibellik. Nad said Jumalalt sõnumi, läkitage Barnabas ja Saulus. Siis nad paastusid edasi ja salmist 3 loeme, siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele. Nad paastusid ja palvetasid 2 korda. Kõigepealt siis, kui nad said Jumalalt sõnumi, teise paastumisega nad varustasid Barnabase ja Sauluse vaimu väega ja saatsid nad teele. Selle tulemus oli uute koguduste rajamine ja Jumala kuningriigi kuulutus. Salmist 23 loeme, kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte peale panemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumised nemad issanda hooleks, kellesse nad olid hakanud uskuma. Paastumisel on ka palju teisi tahke, aga ma tahan siin tuua paastumise prohvetliku vaate, mis minu arust on ka praegusel hetkel väga oluline, seda on väga vaja. Me võime lugeda Vana Testamendi prohvet Joeli raamatu 2. peatükist 15. salmist. Puhuge sarve Siionis, pühitsege paastupüha, kutsuge kokku pühalik koosolek. See tähendab aega, mil ei tehta midagi muud, kui otsitakse Jumalat, ehk siis pühalik koosolek. Koguge rahvas, pühitsege kogudust, tooge kokku vanemad, koguge lapsed ja imikud, peigmees tulgu välja oma toast ja pruut oma kambrist. Kokku kutsuti terve rahvas. Kogu ühiskond osales selles paastus ja palves. Eeskoja ja altari vahel nutku preestrid, issanda teenrid ja öelgu, säästa issand oma rahvast ja ära anna oma pärisosa teotuseks paganaile pilgata. Miks peaks rahvaste seas öeldama, kus on nüüd nende Jumal? Maa on kriisis. Jumal õhutab rahvast, kuulutage välja püha paast. Jätkame Joeli raamatu 3. peatükist 1. salmist ja pärast seda sünnib. Pärast mida? Pärast paastu. Et ma valan oma vaimu kõige liha peale, siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, mis põhjustab siis vaimu väljavalamise, paast. Terve koguduse ühine paast. Jumal ei ole seda põhimõtet muutnud. Kui see nii on, siis ma usun, et meil paljudel on vaja meelt parandada ka tänasel päeval, kui paljud
ju võitlevad ka poliitilisel maastikul inimlike võtetega, et midagi parandada. Elu on näidanud, et sellisel viisil on see tühja jooksmine ja aja raiskamine. Meil kristlastel on hoopis vaja midagi muud, kuidas olukordi ja kriise lahendada. Meil on antud taevane vägi. See on üle igast inimesest, üle igast olukorrast, üle igast valitsusest. Jumal ootab, et tema rahvas hakkaks palvetama ja paastuma tema vaimus ja väes. Siis tulevad ka muutused sellised, nagu Jumal seda tahab, mitte nagu meie, kes väga tihti tuleme võib-olla ka Jumal ette kindlate palvesoovidega, mida peab ka tegema, kuid selline teenistus võib saada ka lõpuks ebajumala teenistuseks meie palvetega ja Jumala suveräänse headuse korrutamisega ja ootusega temalt. Aga tegelikult võib see olla üles ehitatud inimlikule särale ja inimlikule uhkusele, millel võivad olla küll hetkelised kordaminekud ja emotsioonid, kuid pikemaajalisi vilju, mida Jumal meilt ootab, seda ei ole mitte kuskilt näha. Jeesus jätkab siin varanduse kogumise taevalikke printsiipe. Miks just siin peale seda paastuosa? Selleks, et peale paastu ja palvet, kui inimese elu on paigas, teenib see Jumalat ja eluvili kogub varandust, siis ka automaatselt taevasse. Jeesus hoiatab ja ütleb, ärge koguge endile aardeid maa peale, sest see, mida inimesed kõike siia kokku korjavad, on ajutine. See haihtub ükskord ära. Selle võivad ka vargad ära varastada. Taevane varandus on aga turvaline ja on taevariigi kaaluga. Seda ei paku ükski pank või institutsioon siin maailmas. Kõige paremat investeeringut üleüldse siin maa peal. Seda ei paku mitte keegi, aga seda pakub Jeesus. Kõik, kes investeerivad vara maisesse, saavad kogeda väga palju ebakindlust, väga palju pettumust ja lõpuks kaotust. Maisel varandusel pole seda ülimat väärtust, sellepärast ei peaks ka Jeesuse tõeline jünger pühendama kogu oma elu ainult sellele, kuidas oma varandust suurendada. Mis puutub materiaalsetesse asjadesse, siis õnnesaladus ei peitu ju selles enamas või selles paljususes, vaid see peitub hoopis rahulolus. On tehtud uuring, kus nii madalate kui suurte sissetulekute ka inimestele ei piisanud oma sissetulekust, oma palgast, mis erinesid kordi, vaid kõik arvasid, et kui see sissetulek, see palk, mida ma praegu teenin, oleks topelt nii palju, siis ma oleksin õnnelik. Paulus ütleb Timoteusele esimeses kirjas 6. peatükis 6. salmis, ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Usun, et see võiks olla iga tõelise Jumala lapse elu moto, üks siht. Siis me täidame Jeesuse tahet ja kogume oma varandust taevasse. Need varandused on igavesed, need varandused on kadumatud. Need, kes elavad Jumala rahulolus ja koguvad aardeid mitte siia, vaid taevasse, saavad osa suurest rahust ja rõõmust, kuid nende ülim rahulolu ja rõõm saabuvad taevariigis, igavikus. Täna, kui me läheme ka issanda laua osadusse, on meil hea mõelda nende asjadele, et me saame tänada Jeesust, kes on meile kõik selle võimalikuks teinud, aga me peame vaatama enda sisse ja küsima, milline on meie elu, milline on meie süda, milline on meie vahekord Jeesusega. Me võime ennast läbi katsuda ja kui me tuleme ka issanda lauaosadusse ja oleme ennast läbi katsunud ja me kogeme seda, et meie süda on puhas, meie vahekord Jumalaga on puhas ja üksteisega puhas, siis me võime tulla
selle lauaosadusse tänuga ja mõelda selle peale, mida Jeesus on meile teinud, me võime seda mälestada. Ja sellega me kuulutame ka seda, et me elame koos Jeesusega ja ootame ka teda tagasi. Aga kui sa tunned, et midagi su südames on ees, mis ei lase tulla lauaosadusse, siis sa võid istuda ja palvetada ja ka minna koju ära, võib-olla paastuda, võib-olla palvetada, otsida seda selgust enda sees nii kaua, kui Jumal näitab, et mis on sul vaja ära korraldada või mida maha panna. See on ka see, kuidas me saame oma aardeid või aaret taevasse koguda, et me teeme seda Jumala ees koos Jeesusega. Aga ma kutsun meid täna ja homme ja igal järgneval päeval ennast täielikult panema Jumala ette ja mõtleme Jumala sõna peale, mõtleme Jeesuse peale, mida tema tahab meile veel anda, et meie elud võiksid rohkelt vilja kanda ja me võiksime kogeda seda, et meil on see rahulolu ja rahu südames, mida saab Jumal anda, mitte see maailm. Aamen. Me tõuseme ja palvetame. Jeesus, me täname sind sinu suure helduse eest, sinu suure armu eest. Me täname sind selle eest, et sina oled oma elu andnud meie inimeste eest Golgata risti peal, kus sind teotati, kus sind jäeti maha ja kui sind löödi risti, siis see oli võitlus, tohutu võitlus sinu jaoks, aga sa olid oma armastuses tulnud seda tegema ja võtsid selle teotuse enda peale, et meie võiksime oma patud andeks saada. Sina valasid oma vere meie eest, et meie võiksime puhtalt elada sulle, et meie elud võiksid muutuda ja sina oled meid endale ostnud ja me täname iga sinu lapse eest, kes on sind oma ellu vastu võtnud ja kogenud seda, et üks koorem on ära võetud. Uus elu on alanud ja mitte ainult, et ilma koormata ja uu eluga elada selles maailmas siin, kus on veel palju muresid ja probleeme, aga me võime vaadata rõõmuga tulevikku, igavesse ellu taevas koos sinuga, kus kõik need halvad asjad kaovad ära ja me võime olla igaveses rahus ja rõõmus koos sinuga. Aga me palume sinu abi ka meie igapäevasesse ellu täna siin, kui me oleme otse kui rändurid, kes rändavad läbi selle maailma, läbi erinevate olukordade ja sa näed, kui palju on kannatajaid, kes kannatavad ebaõiglaselt ja ka sellepärast, et nad ei ole veel sind oma ellu vastu võtnud. Sellepärast, Jeesus, me palume, et meie elud võiksid olla valguseks neile, kes veel sinu kuningriiki peavad jõudma ka meie elude läbi, meie kuulutuse, sinu sõna kuulutuse läbi ja sa näed, kui paljud on sinust eemale jäänud, kui paljud on võimalik ka tuimaks jäänud ja armastus on jahtunud, aga Jeesus, ma palun, et sa oma püha vaimu läbi annaksid meile veel seda armu, et me võiksime tulla kokku sinu nimel ja paluda seda tõelist taevalist ligiolu ja püha vaimu väljavalamist meie eludesse, et meie elud võiksid taas üles ärgata sinule ja me võiksime palvetada, me võiksime paastuda, nagu sina oled seda ka üles kutsunud ja erinevate võimalustega teenida teisi inimesi, et need, kes käivad veel seda teed, mis viivad hukatusse, võiksid leida tee, mis viib taevasse. Ja sa näed, kui palju segadust on ka meie ümber, kus kõik see alus, mida sina oled ka pannud läbi oma sõna, ka meie kultuuri ajalukku, see tahetakse, see võetakse ära, see muudetakse ja see tehakse täiesti väärtusetuks. Aga me palume, et sinu lapsed võiksid olla veel soolaks ja valguseks sellel maa peal ja näidata üles tõelist sinu valgust, mis võiks veel paljusid päästa. Ja me palume, et sinu rahvas võiks koos palves
igatsedes oma elu maha pannes ja paastudes sinu poole pöörduda ja palvetada ja hüüda appi sinu nime, et need muutused võiksid tulla taevast. Aga sündigu sinu tahtmine ja sina oled neid olukordi ja aegu ka ette näinud ja paljud asjad peavad ka minema nii, nagu sa oled oma sõnas öelnud. Kingi ka seda tarkust meile, et me ka nende asjade ees võiksime käia sinu juhtimises. Aga me täname sind kõige hea eest ja palume oma elud jätkuvalt sinu kätte, et need kannaksid vilja sinu kuningriigis ja me võiksime tunda rõõmu ja rahu oma südametes. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen. Me võime istuda ja laulama laulu number 282. Jeesus peab üksi mu südame saama. Nüüd võime kokku panna tänase ohvri ja kui sa teed seda sularaha kaudu, siis saad seda praegu teha, panna ohvrikarpi, kui teed seda pangaülekande läbi, siis ole väga õnnistatud. Tõuseme. Jumal, me täname sind seda, et meie kogu elu võib kuuluda sulle ja see on pisike osa, mida me oleme võinud sulle anda, pannes ka oma sissetulekutest siia ohvrikarpi Jumala riigi töö jaoks ühe osa. Ja palume, et sina õnnistaksid igat
annetajat, kes on pannud siia ja paluda sinu õnnistust, et see, mis on kokku pandud, võiks olla kasuks Jumala riigis ja palju vilja veel kanda. Aga täname, et võime paluda õnnistust ka oma eludele, et ka meie majanduslik käik oleks õnnistatud sinu poolt ja me ei peaks puudust kannatama ja täname nende aegade eest, mis sa oled meile kinkinud. Need on head ajad, kus me ei pea elama vaesuses, vaid me võime olla õnnistatud ja meil on kõik olemas. Palume jätkuvalt kõik oma elud sinu kätte, et sinu õnnistus võiks olla meie peal. Aamen. Võime istuda. Tervitused ja teated, kas on kellelgi tervitus edasi anda? Teadete koha pealt nii palju, et nagu ikka kolmapäeviti on meil piiblitund 18.30 siin kõrvalsaalis, siis tere tulemast sinna, kes vähegi saab. See on üks ka hea osa, kus vaadata Jumala sõna peale, olla koos palves ja see on Jumala tahtmine kindlasti. Ja mida rohkem meid seal koos on, seda rohkem on ka kogudus õnnistatud. Reedel kell 18 on meil taas ühine Haapsalu koguduste vaheline noorteõhtu ja seekord siis toimub see natuke väljaspool Haapsalut Lääne-Nigulas. Ja selle korra teemaks on siis, mis on tegelikult oluline. Usun, et see on teema, mida võib alati rääkida ja meelde tuletada ka mitte ainult noortele, vaid ka meile, aga selline teema siis sellel korral palvetage nende õhtute eest, et paljud noored võiksid tee leida Jumala juurde, võiksid Jeesus oma ellu vastu võtta ja et need õhtud võiksid olla ikka toimuda ja kantud Jumala poolt. Ja kui Jumal lubab, siis kell 10 järgmisel pühapäeval on siin taas pea Jumala teenistus. Ja etteruttavalt öeldes, et 19. veebruaril toimub iga-aastane üldkoosolek, kus siis vaatame möödunud aasta peale, majanduse numbrite peale, aruannete peale ja vaatame ka võib-olla tuleviku peale. Nii et kui sa oled koguduse liige, siis 19. veebruar, see on 2 nädala pärast peale hommikust jumalateenistus on siis koguduse üldkoosolek. Nii et tule kindlasti kohale. Kas on veel mingid teated, mis ma ära unustasin? Kui ei ole, siis laulame laulu number 404, Mul alati on vaja ja tuleme siis püha õhtu söömaja juurde.